muidu see minuni see selline kannu tee tegemine jõudis Juka kaudu üldse. Ennem ma tegin ka mingi selliseid kohapealseid neid aga kuidas sa maarahuteid aga kuidas sa tavaliselt muidu teed selles mõttes, et kas sa teed tee kannu või tassi? Tassi, või tähendab kannu ikka. Et ma sellist nagu tassi kodus üldse ei kasuta ainult. Õigus, sul on need väiksed ja siis sa valad Piaalid jah. Et rohelise tee jaoks on sellised laiemad nagu kausi moodi pial. On selline avaram ja must tee mulle meeldib sellised püstised. Ja see klaasid? Ei, nad ei ole klaasid, nad on ikkagi savist või siis sellest keraamikast. Portselanist või savist. Sellised väiksed tassid ja on sellise püstise vormiga ja umbes niimoodi, et maab kätte ära. Ja sanga ei ole. Ja siis see see kogus on seal kõige muhedam, et kui sa musta teed ja siis mul lemmikkann on umbes nii suur, kus need soob, selline ovaalse kujuga. Ja ilmselt see on ka sajanditega välja kujunenud, et see tee, see tõmbeprotsess on sellises ovaalses nõus kõige parem, sellepärast et ta ringleb seal. Et kui see kuum vesi sinna peale valada, siis see tee hakkab seal omaette tõmbama niimoodi vaikselt. Ja kui ta on ovaalses ruumis, siis ta käib niimoodi ringi, et läheb alla ja üles kohe niimoodi. Ja siis võib arvata, et sellest tuleb see, et tee saab seal rahulikult niimoodi ringi käia ja siis sa valad selle parajalt suurusse tassi, õhutad ära ka korra, muidu kui sa ei õhuta, siis sa valad alguses sealt pealt ikkagi, olgugi et ta seal kergelt käib ringi, aga ikkagi on see kangem osa on alla kogunenud ja siis sa valad pealt lahjama ära ja siis lõpuks jood seda tökatit vihast. Aga kui sa teed selle tagasivalu ära, et see ei ole nagu see, et rituaali pärast, vaid see ongi lihtsalt tee segamise pärast. Ja musta tee puhul aitab seal, kui sa tahad rituaali teha, siis kõigi nagu tassid valad korra tagasi. Aga kui sa tahad lihtsalt segada, siis aitab ka ühest. Aga rohelise puhul on küll tähtsam see, et see kõrgelt valamine ja siis see mitu peali kindlasti seal tagasi valada. Sellepärast ma olen tundnud, et kui rohelist ei õhuta, siis ta läheb eriti nagu lapikuks või ma nimetan seda niimoodi maitset nagu lapikuks, sest tema tahab nagu sellist õhku rohkem, et ta peaks nagu vahus olema osa. Et need japsid isegi panid selle bambus mingi sellise harjasega, nagu džässimeeste luud. Et sellega kloppisid rohelise tee vahtu. Et siis peksad nagu sinna selle hapniku sisse. Ja siis see roheline tee läheb eriti nagu heaks. Aga kuidas aga sul see pott on selline madal, lai, eks ole? Kas sul on tee on sõela sees või on see potis? Kannus on ikka, jah. Kannus on sees ikka, jah. Et ta on ikka lahtiselt. Saaks liikuda, ma sellest küsisingi, et kuidas sul... Sõel ongi see, et ta teeb sul nagu selle elu mugavamaks, aga see on jälle see kohvikute teema, et nad saavad kindlasti selle puru kergesti eraldada. Jah, keegi hakkab hinguma, et mul on puru siin. Jah, aga see ei ole nagu tee puru liikumise mõttes hea, sellepärast ta ei saa liikuda. Ta on ikkagi nagu siuke masinlik. Ta võtab sealt mingi osa sealt ära, välja tõmbab. Aga siukest ringliiklust ei toimu seal. Et ikka puru kannus lahtiselt ja siis õiged kannud ongi, et neil on see sõel on seal selle tila ees. Ja siis see puru ei tule sul. Kui see on peenike puru, natuke ikka tuleb tassi, aga sellest ei ole, kes seda tahab. Kui sul tee maitseb, siis see väike puru ei loe seal mitte midagi. Tähendab, mina teen üldse teed tavaliselt tassi otseme ja joongi paksu pealt. Ja lähebki järjest selles mõttes kangemaks tegelikult isegi kuskilt maalt või et see on nagu selline osa sellest joomisest. Aga mulle tassis ei meeldi, et ma olen nagu erinevates tööjuurtes nagu pidanud nagu tassiga teed tegema ja siis ma olen aimu saanud, et kuidas ikkagi see sama teesort kodus, ovaalses kannus on täitsa muhe, ütleme, mitte et ilgelt hea, aga ütleme, et
käibkah on ju, kui sul paremat teed ei ole. Ja siis seesama mingi käibkah tee on näiteks tassis on täiesti nagu siuke, et sa lihtsalt une vastu või lihtsalt kuuma joogi mõttes nagu jood selle mõru vee ära, et siit ma nagu tõmbasingi, et see ei ole ka mingi peenutsemine, et sul peab olema mingi selline kann, et see on ikkagi, see on tulnud nagu teadmine aastasadadega ilmselt siis. Kui kaua need on kasutusse olnud, ma ei tea. Noh, meie näiteks, meie ringkond, näiteks mina ja Juka ja meie hindame kõige rohkem Kuznetsovi kanne. Need on hästi lahedad sellised. Oota, kas see nimi tuleneb, kas seal on mingi... Kuznetsova vabrik oli. Okei. Saari ajal. Okay. Tal oli see kotka, võin näidata sulle, kui sa külla tuled või äkki kui me siin hakkame seda näituse teemat tegema, siis ma võtan selle kannu kaasa. Mul see lemmikkann on muidugi tehtud vist ülemineku ajal siis, kui see tsaari valitsus nagu juba kukkus ja siis see kannu vabrik võeti üle või see portselani vabrik ja seal ei ole enam seda templit all. Aga noh, see vorm on sama. Aga see suurel kannul on küll see, kus need soovi tempel all. No siis... Need ongi savist kann, on ju? Ei, portselanist. Portselanist ikka. Kus need soov tegi portselanist. Aga muidugi poes igal pool on erinevaid, et on portselanist ja on savikann. Ja siis, noh, mida mina vaatan, et kui mul mingi kann huvi pakub, siis ma vaatan, kas seal tila ees on ikka see sõel. Et laisad ei viitsi seda teha, on ju. Ja siis see on ka üks viga, on ju, et siis, mis nagu, noh, esiteks see sõel ummistub ära siis mõni kord. Kui ta ei ole see tila sellise kujuga, et kui ta on näiteks kitsas otsast ja seal sõela ei ole, siis ongi see, et inimesed topivad sinna neid püstiseid sõeli sisse. Ja siis ei ole seda, noh, see kõik nagu kujuneb selle tee maitse, et kui sa oled hästi pikalt juba joonud, siis see ei ole nagu mingi peenutsemine, vaid see on ikkagi, noh, et ega mingi praadi või seda tehakse ka ju. Et kuule, mis sa selle akid seda ja kas sa mingit rituaali teed nüüd või? Ei ole ju, et ikkagi mingit toidu saad sa teatud nagu selle, sa võid improviseerida ja teed tehes ka improviseeritakse, aga improviseeritaksegi kogu see ja selle, aga see, et sul näiteks mingi asi peab keema või mingi asi peab teatud temperatuuriga olema, see on ikkagi see, aga seal mingi nüanssidega saab noh, improviseerida, mitte seda, et sa virutad selle kõik ämbrisse ja lööd sinna õlle ka veel peale. Nagu selles elusõnas oli, et jah, kallakese õlle ka sinna veel peale. No, et osad vaatavad seda justkui nagu, et see on mingi selline esteetitsemine, aga ei ole. See on ikka selle hea selle, noh, toidu siis valmistamine. Et head toitu saada, siis sa pead vastavad nagu ikkagi teemad tegema selleks läbi. Ja tee on ju ka toit ja samas see... See on ikka vahe, kas sa taod lihahaamriga või tao, noh, et kuidas sa seda liha töötled, annab sulle teistsuguse tulemuse. Liha, seda... Sa mainisid praadi, palun vaadast. Jah, et see, ma ei tahaks üldse nagu sisse tuua seda võrdlust, sellepärast, et see tee on minu jaoks nagu hoopis nagu teine level kui mingi lihatoit, et see siit tuleb natuke minu see siuke, noh, fundamentalist välja veidi. Okei, võrdleme siis... No praad on näiteks... Kartulipudru, et kas klopid või ei klopi, et on vahe. Jah. Et kes ta saad sellise vahulise, jah? Jah, just. Kas vahustad või vahusta? Lihtsalt ajad natuke kartulid katki. Lihtsalt puruks kartulid on sul seal. Või noh, keedad kartulid, siis on nagu keedetud, aga sa võid nagu trampida ka neid, ja saad nagu, sa saad nagu mingi teise asja, et juba lihtsalt sellepärast, et kartuli enda tärklise ja see on ka valgusstruktuur hakkab muutuma kartuli. Valgusstruktuur.